Minu õpilasfirma tegeles helkurkottide tootmisega. Selle õpilasfirma nimi oli R3. Me alustasime tegude kalendrist ja tegude kalender on niisugune kalender, kus igas päevas on üks väike heategu, mida ära teha. Siis gümnaasiumis me mõtlesime, võtsime uuesti ette õpilasfirma tegemise, tegime Sibis, õpilasfirma Sibis, mis oli siis talukauba platvorm, põhimõtteliselt natukene nagu e-Selver, et sa said juurikaid ja liha ja muud niisugust kraami endale pakiautomaati tellida. Sants oli meie õpilasfirma nimi ja Sants ehitas platvormi, mis võimaldas noortel saada paindlikku või lühiajalist tööd. Õpilasfirma Gauntlet ja me tootsime sellised nahast aksessuaarid, mis käisid ümber käe. Taia ja meie õpilasfirma tegi nahkehistööd, võiks selle kohta öelda, et mööblitehasest jääke nii-öelda, mis me saime tasuta materjali endale, millest me tegime vöösid ja juukseehteid. Oli 4 poega, kus 3 klassivenda ka olid, see 4 poissi koos. Ja me müüsime vihikuid, mille sisse me panime valemid, ehk need tooted on täna poes müügil ka ja nende nimi on valemivihik. 3 põrsakest ja see teeb teadusetendusi. Tegelikult ma tegin lausa 2 õpilasfirmat, nii et esimene õpilasfirma kandis nime õpilasfirma Uduloor ja teine õpilasfirma kandis nime õpilasfirma Picasso. Esimene tegeles neist siis T-särkide loomisega, millel olid trükitud sellised udused kirjad ja pildid. Ja mida inimesed vaadates mõtleksid, et neil käiks nagu pea justkui ringi. Aga õpilasfirma Picasso oli nüüd siis selline, kes tegi ka T-särke, aga seal oli see peamine point, et me siis joonistasime inimesest endast pildi. Ma arvan, õpilasfirma programm tegelikult pani aluse minu ettevõtluskarjäärile, kui nüüd päris aus olla, et kuhu ma tänamaal olen saanud, on eelkõige saanud sellest alguse, et see oli nagu väike idu, mis siis on tohutult kasvanud. Enne ettevõtlusteekonda ma tahtsin saada jalgpalluriks, aga 3 põrsakesega tegutsemine ja tegelemine õpetas mulle, et ettevõtlus on viis maailma muuta selliseks, nagu sa tahad. Et mulle on räägitud, et siis, kui ma esimesse klassi läksin, siis kui küsiti, et kelleks tahad saada, et siis ma olevalt ärimeheks tahtnud saada juba toona. Ma ei olnud üldse kindel, kas seda tasub teha ja nii-öelda 10.–11. klass, kui me seda tegime või alustasime sellega, päris palju kuidagi tol hetkel oli kõhklusi, kas tasub teha ja kas ma üldse tahan sellise asjaga tegeleda ja siis igal õpilasfirmal on siis mentorid ja meil oli selline härra nagu Sten Saar, kes oli koolivend minust vanem. Ja siis temaga istusime maha ja siis soovitas, et Kristo, et kui sa ei tea, kas sa tahad sellega tegeleda tulevikus, siis tee see õpilasfirma ära ja siis sa saad kohe aru, kas ettevõtluse juhtimine ja kõik sellega seonduv on sinu jaoks või ei ole. Õpilasfirma programm on nagu free trial proovimaks, et kas ettevõtlus sulle meeldib või ei meeldi. Annab paljudele sellise esimese kogemuse võib-olla isegi sellest, et mis tähendab tööd teha. Harjutada seda ettevõtlust ja harjutada väiksel määral. Õpilasfirmadel on kahtlemata selline nunnufaktor juures, ehk siis isegi kui su toode või teenus ei ole veel päris sellisel kõval tasemel, siis sellel on turgu ja huvilisi sellegi poolest. See, et reaalselt ma sain noorena selle enesekindluse ja tunde, et endal on võimalik elatist ise ka teenida. Tol hetkel küll nagu taskuraha vormis, aga ikkagi, et ei pidanud minema ema käest taskuraha küsima, kui kinno läksin. Ma arvan, et on inimesi, kellel tuleb peale õpilasfirma programmi arusaamine, et ettevõtlus ei ole nende jaoks ja see on ka väga hea. Kuna õpilasfirma programm annab sulle just ka neid kogemusi, mida sa vajad hea töötajana. Nii-öelda kogemus millegi juhtimisest on vägagi väärtuslikud. Sa pead oskama numbreid kokku liita, isegi kui sulle palka makstakse. Teiseks sa pead oskama meie teiste inimesega koos töötada. Kas sa oled töötaja või sa oled ettevõttejuht, ei tähenda, sa pead oskama teistega töötada. Et meie õpilasfirma üks puuduseid oli tiimitöö. Ma enamus asju arvasin, et ma ikkagi teen ise ära, sest et ma tean kõige paremini, kuidas värk peaks käima. Ja siis see lõpuks, ma arvan, et sai meile saatuslikuks ka. Parima käibega ettevõtteks mingil laadal, nii et me olime ikka teistest 3 ringiga ees. Et ma arvan, et meil läks väga hästi. Me küll ei võitnud, aga meil läks väga hästi. Kõik teised tegid enda nii-öelda ettekande presentatsiooni, kui geniaalselt hästi nende õpilasfirmal on läinud ja siis mul oli au olla viimane ja ma tegin sellise lühikese kokkuvõtte, kuidas kõik, mis me tegime põhimõtteliselt ebaõnnestus ja kõik, mis sai valesti minna, läks valesti. Ja selle peale siis olevat nii-öelda välismaalt esindajad
nii-öelda tagasisidet andnud, et nüüd me saame aru, miks seda programmi vaja on. Mulle väga meeldis Sibis, seal me nagu saime hästi palju just meediaga tegeleda, tähelepanu tõmmata, hästi palju õppida, kuidas sa nagu turundust teed. Et see oli suur hüpe meie jaoks ja pluss, kuna me olime nagu noored ka, siis võis ju igast nalja teha, näiteks meeleavaldust Toompeal korraldada või seal telesse minna rääkima põllumeeste eest, et mida võib-olla kui hiljem ei võta kohe niimoodi julgelt ette ja 10 suur meeleavaldus ja kõik telekanalid katavad seda, et see oli pull. Olles tegelikult ise hästi suur introvert, mul võttis väga palju energiat see, et kuidas võõraste inimestega rääkida. Et olime Raplas õpilasfirma laadal, sain esimese kogemuse, et mulle öeldi, et käi sa ka oma selle õpilasfirmaga, mina tulin siia jopet ostma. Kui ma läksin Viljandi Kultuuriakadeemiasse, siis Kalju Komissarov kohe nagu kinnitas seda arvamust ka, et mitte keegi ei vaja teid ja see nagu sobis mulle väga hästi, et see paljudele õpilastele meil seal kursusekaaslastele see nagu ei sobinud, aga kuna mul oli see õpilasfirma baas olemas, siis ma suutsin seda, mida Kalju ütles, nagu ma mõistsin seda, et tegelikult keegi ei vajagi ja ma arvan, et sellest on kõige rohkem kasu olnud. Õpilasfirma kogemus on mind aidanud pealehakkamise mõttes just, et isegi kui sa ei oska võib-olla kohe midagi lahendada, et me ei teadnud kohe, kust me T-särki saame, kuidas sinna peale neid trükkida, et siis samm-sammult lahenda neid nagu väikseid challenge'eid, väljakutseid. Sa saad selle nagu esimese eduelamuse kätte, et näed, midagi töötas, keegi tuli, keegi ostis, keegi ütles lahe asi, mis sa teed, aga samas sa saad ka nagu aru seda, et kurat, et sitaks palju vaja veel tööd teha, sa pead nagu päris palju pingutama, et jõuda. Lihtne, loogiline arusaam numbritest, mis on müügitulu, mis on kulud, mis on kasum ja nii edasi. Et alguses me muidugi meisterdasime ise kõiki neid tooteid, aga üks hetk me tundsime, et muud on ka päeva jooksul teha. Ja siis jõudsime geniaalse lahenduseni, et me palkasime sõbra ema tööle 1 euro eest ja vormistasime kõik lepingud ja kõik asjad ära. Ja jällegi kogemuse mõttes, et saime enda esimesed töölepingud vormistada. Aga selline hoo pealt loomine, et kui nõudlus on suurem näiteks ja sul ei ole nii palju toodet, kuidas me reaalselt puusalt tootsime tooteid juurde, et oleks kliendile alati pakkuda tegelikult kaupa. 2-päevane laat ja me müüsime esimese päevaga reaalselt enda lao tühjaks ja me tegime öö läbi uusi vöösid. Ja tegelikult, mitte nüüd väga liiga pikaks minna selle kõigega, aga võib ju ka. Üks väga tore nagu põhimõte, mis mulle meeldis õpilasfirmades, see esimene telefonikõne, et võta telefon kätte, tee see telefonikõne ja see on mind viinud nagu sellistesse kohtadesse nii teatri mõttes kui ka teistes valdkondades, kus ma tegelen, et võta korraks see väike vastutus. Ma võtan selle kõne ja siis asjad nagu liiguvad. Ausus, näiteks kui ma mõtlen palgapoliitikat või nii edasi, et siis ma lähtun väga nagu konkreetselt aususe printsiipidest, et keegi ei peaks saama rohkem palka näiteks, kui on sama töö, kui ta on parem näiteks kaupleja. Et see peab olema puhtalt nagu ausate printsiipidele, kui kellegi töömaht näiteks on kasvanud, ma olen ilma nende küsimata olen näiteks palka vastavalt sellele muutnud. Teine asi, mis ma nagu lähtun ka väga palju, on nagu küsimus why ehk miks. Et nagu miks üldse asju tehakse, et näiteks mul on alati lugu, mis ma räägin oma tiimile, et oli laps köögis, 4-aastane koos emaga. Ema enne kui liha pani ahju, lõikas liha pooleks. Laps küsis, miks sa liha pooleks lõikad? Ema ütles, ei tea. Küsi ema käest. Läks vanaema juurde, vanaema ütles, ei tea. Küsi minu ema käest. Läks vanaema juurde, vanaema ütles, mul oli väike ahi. Et nagu see printsiip, et kogu aeg küsida, miks asju tehakse, et kuna paljudel juhtul lihtsalt inimesed teevad, kuna tegemise pärast. Tegelikult, kui vaadata ettevõtlus pikemas perspektiivis, siis väga palju sarnasusi on õpilasfirma aegsetele väljakutsetele. Lihtsalt täna, kus me oleme Riffiga, on võitude ja kaotuste amplituud oluliselt suurem. Ja minu arvates ettevõtlusprogramm on üks kõige lähedasemaid kogemusi, mis sind elu sees ootab. Võib-olla kõige olulisem on see, et see ettevõte toimib ikka veel täna. Ehk siis me suutsime luua midagi, mis kasvas meist edasi